What's good'i? Mina ja Ketli oleme reisilt tagasi. Reis oli väga tore, aga kodus on ka hea olla. Ma tegin polli, et missugust videot me võiksime Montenegroga seotud teha ja kõige rohkem vote sai snackide video, seega siin on meil terve kotitäis snäkke, mida me hakkame nüüd proovima, mis on kõik Montenegrost ostetud. Enne kui me sellega alustame, siis kindlasti smash'is like buttonit ning teeme ära eelmise korra shoutouti. Eelmisest videost meeldis Ketlile kõige rohkem. See kommentaar. Yes! Shoutout sulle ja kui sul on soovi järgmises videos shoutouti saada, siis kommenteeri siia video alla midagi lahedat. Ma valin oma lemmiku kommentaari välja või Ketli valib oma lemmiku kommentaari välja, ei tea kellega koos järgmine video tuleb. Ja sul on võimalus shoutouti saada. With no further ado, kas sa mu trippi oled juba näinud? Ei ole või? Not the Ben Tenni kell. Kas sa tahad magusat või soolast? Soolast. Soolast, okei. Kas sa tahad toitu või sa tahad snäkki? Snäkki. Snäkki, oi. Alustame siis siuksest asjast. What the hell is this? Stark Smoky Original Fresh Baked Peanuts. Need on pähklid. Ja ma nägin, et need olid suht popid seal rannas, söödi neid päris palju. Ma lihtsalt olin kogu aeg, vaatasin, mida süüakse. Teeme pähklid lahti. Me anname igale toidule reitingu 1-10-ni. Need lõhnavad nagu soolapähklid. Need lõhnavad nagu... Kas need on ikka pähklid või? Oota, aga miks siin eesti keeles pole kirjutatud? Cheers! 3, 2, 1. These are ass! Nagu, need on täpselt sellised... Oot, need ei ole pähklid ju. Fresh Baked Peanuts. Äkki see maitse Fresh Baked Peanuts. See on täpselt selline snäkk, mida sa ei suuda maha panna, aga ta ei ole tegelikult eriti hea. Peanut butter maitseb. Jaa, see maitseb nagu... Pähklivõid. Okei. Tegelikult sa muutsid praegu mu meelt sellega, et sa ütlesid pähklivõist, et I love peanut butter jo. See pärastine tekstuur on nagu peanut butter. Ma reidiksin, et need on 6. Mulle ei meeldi need. Need siin. Bombastic side eye. Natuke paremad kui väga mead. Mis asju need meenutab? Need on veits nagu need mingid maisikepikesed või midagi taolist. Ma ütleks, need on mead, aga võib-olla isegi alla 5. Alla 5 või? Ma oleks 4. Aga keskmine ongi 10. 20-st. Okei, mida ma nüüd saan daamile pakkuda? Magusad! Magusad. Missugust magusat sina soovid? Anna midagi kummikommi. Kummikommi või? Jah. No kummikommi ei ole, aga... Anna lihtsalt nüüd see. Ega sa lagritsat ei ostnud? Siin on mingi must Seal ees on ka. Proovime, mis siis need endast kujutavad. Kummikommid ei ole, need peaks mingid kommikesed olema. I don't know. What's up with that? No kui ma seda vaatan, siis mu esimene mõte oleks, et see on lagrits, aga see on kõva. Jah, on küll jah. Cheers. See on lutsukas. See on nii huvitava maitsega. Ta on nagu magus, aga samas ta on nagu refreshing. Mis see... Refreshing? Aga mis Eesti kommi ta meenutab? Kunagi olid need piparmündi kommid, mäletad või? Olid vaata barbarissi kommid ja piparmündi kommid, need on natuke nagu need piparmündi. Mind nii huvitav, mis selle maitse nimetus on, sest et ma ei oska ise öelda, mida see nimetab. Nad on suht okeid, hästi neutraalsed. Eestis on põhimõtteliselt täpselt samasugused kommid olemas, aga need ei ole halvad. Mul ei ole kunagi need kommid väga meeldinud. Aga nad ei ole halvad. Marianned olid mul lemmikkommid, me peame Mariannesid ostma, need olid kõige paremad kommid. Mina ütleks, et need actually on mingi 8 punkti 10-st. No. Ma ütles, need on paremad, kui olid need. Ei, no need on pähklitest paremad kindlasti. Jah. Aga see oleks katki või? Bro, need on täpselt 1-1 selle kommiga, mis kunagi oli. Ma mäletan, need läksid katki, olid täpselt sama maitsega. Marianne oli palju parem. Ma väiksena suringu ma neid sõin, sest et see piparmünt oli nagu, why is it so spicy? Nüüd, kui ma katki hammustasin, ma annaksin 9 punkti 10-st. Mul on mingisugune PTSD sellega. Post-traumatic stress disorder. On see Serbia komm hoopis või? Jaa. No täna see on Montenegro komm. No nii, jaa. Jaa, aga esimene... Mis see liköör? No mis sa arvad? Liköör või? Ei. Ma ei tea. Lagrits. Lagrits, jah. Lagrits, aniis ja mentool. The candy slogan is the chimney sweep of the throat. Korsna puhastus su kurgule. Jah, ja vaadake, mis siin pildil on. Siin ongi korsna pühki ja see on nii geniaalne marketing. Nii geniaalne toode. Kui ma nüüd jätan oma eelistuse kõrvale, sest et mulle meeldivad soolased asjad rohkem üldiselt kui magusad, siis tegelikult see komm on parem. Okei, aga kas sa tahad nüüd päris Montenegro snäkki või? Jaa. Sest et see peab olema Montenegrost. Näe, enne iseseisvus
2006 aastal kuulus Montenegro järgmiste poliitiliste üksuste koosseisu. Esimene ütleb Serbia ja Montenegro. Kas sa oled järgmiseks valmis? No. Sest et järgmine peab olema Montenegro snack. Sest nii palju, kui ma researchi tegin, mida ei olnud nii palju, siis see peaks olema Montenegro snack. Ma arvan, et selle me oleksime pidanud kõige viimaseks jätma, sest et ma ei tea, nagu nüüd võib-olla see mõjutab. Maitsed, jah, võib-olla mõjutab maitsed. Selle nimi on Plasma, nagu Plasma TV, nagu Michael Scotti telekas. Peaksid olema siuksed pehmed nagu küpsise taolised asjad. Ma ütlen ausalt, need rocks. ei tundu pildi pealt üldse ei suäratavad. Need tunduvad just sellised, mida ma võtaks teega, nagu britt. Aga samas need kommid ei tundunud ka suäratavad, aga need olid nii nämmud. Kas tahad võtame ühe kahe peale või? See on kõva! Wow. Ma arvasin, et need on nagu pehmed ja seest mingi šokolaadi või kreemiga. Cheers, my baby! Kõige mõttetum küpsis üldse. Esimene mõte, mida see meenutab, on sul ka või? On küll või? Noh. Selga. Ei. Mina mõtlesin magusad kõrsikud. See on nagu tavaline vaniljaküpsis. Selga, küpsid on väga head. See on ka väga hea. Aga ta on siuke nagu, ta on neutraalne, ta ei ole midagi crazy't. Ta ei ole räige maitseelamus, ta on siuke mõnus. On jaa, tegelikult ma olen proovinud neid, need on täpselt sarnased. Eks ühele? On küll, jah. Sul on õigus. See on minu arust kõige parem asi siiani. Ja ma ütleks 90 sellele. Mida ma räägin? Ma ütlen 10-10. Kõige mõttetum küpsis üldse. Mida sa ajad? Kuidas seda paremaks saab teha? Sa just trashisid seda alguses. No jah, ta on klassikaline, ta on siuke... Aga kuidas seda paremaks saab teha? Ei saagi, see on perfektne. No ikka, šokolaati tuleb lisada. Okei, jah, siis ma panen 9. See on 9. No maitse on hea. Kas see on minu maitse? Mitte nii väga. 7, 6-7 punkti 10. Mida sa järgmiseks soovid? Ütle, kas suur või väike? Ma tahaks midagi hapukat nüüd. Hapukat ei ole? Suur siis. Suur, okei. Šokolaad. See on mingi mlesna Ta on natukene vist šokolaad. See on natukene lõmmile. läbi elanud. Ja see peaks olema roosi õitega. Mida sa oled? Okei, nii et me saame piimašokolaadi proovida. Palju see maksis? Muideks seal poes, kus me käisime Montenegros, seal olid väga kallid hinnad. Milka šokolaad, see väike tahvel maksis üle 3 euro, 3-4 eurot. Täpselt pooleks. Oh my god, perfektselt täpselt pooleks. Look at this shit. Cheers. Ma olen väga kriitiline piimašokolaadi osas. Jah. Lõhn ei meeldi mulle. Lõhnab nagu need jõulušokolaadid. Maitseb ka. Jõulušokolaadid, need mingid kujukesed. Väga lihtsalt nagu siuke lihtne šokolaad, ütleme nüüd. Sama maitse, mis on jõulukalendri šokolaad. Ja, täpselt. See on see šokolaad, mille sa saad koolis šokolaadimedali. Ja see on siuke neutraalne šokolaad, mis ei ole mingi eriline maitseelamus. Nagu tordilusikas oleks nõudepesuvedeliku. See on nagu tordilusika nõudepesuvedeliku maitse. Kui ma andsin kommile 9 ja küpsisele 7, siis ma olen šokolaadile 8. Sest et ta on täpselt seal vahepeal. Ta on parem kui küpsis, aga ta ei ole nii hea, kui see komm oli. Ma ütleks, et see šokolaad on parem kui see komm ja see on parem kui see pähkel. These nuts, aga ta ei ole parem kui see küpsis. Nii et ma annaks sellele 7. Ma andsin kommile 7. Ma annan sellele 8. See on siuke 8. Jah, võib-olla peaks tõstma. Meil on üks šokolaad veel. Siin on reaalselt nimes Montenegro kirjas, nii et see peab olema nüüd Montenegro šokolaad. Aga need on väga väiksed pabulad, nii et paneme käsi. See on nagu lihtsalt suhkur. Eelmine oli miid šokolaad, aga see on reaalselt nagu suhkur lihtsalt. Kui rõve maitse. Ma tunnen plastmassi maitset. 1. Ma võib-olla sööks seda. Väga rõve. Võta veel üks siis. Ei taha. Panen ka ühe, siis ei pea võtma või? Okei. Et see on siin kõige hullem praegu nendest. We know like'i. Ja viimased 2 asja Soolast. on soolased ja need on nuudlid. Nüüd me peame proovima neid nuudleid. Need tunduvad köögiviljadega ja teised on special chicken flavor piletina. Ma tahaks neid proovida. Te teate, ma olen nuudlite fänn. Kas siin on mingid huvitavad maitsed? Kas sa suudaksid nuudleid süüa praegu? Ei suudaks. Teeme 1 paki või? Tooralt ei saa krubistada. Me teeme 1 paki siit, sest meil ei ole kõhud nii tühjad. Me teeme üki-kaki kommi-nommi ja kananuudlid said valitud. Need peaksid olema mingisuguse huvitava kana maitsega. Ma ei tea, kuidas Montenegro kana saab teistmoodi maista. Okei, need on oma maitseained, ja ma saan aru. 2 seconds later. I swear to God, see on bullshit reaalselt. Need nuudlid, nagu see special seasoning, mis pidi olema see mõnus kana maitseaine. See lõhnas nagu broileri maitseaine. Ehk siis see on props tavaline broileri maitseaine. A few moments later. Ai. All right. Do the honors. Võta esimene amps.
hästi nii head kui meil Eestis. Üks asi, mis mulle meeldib välismaa nuudlite puhul. Nuudli tekstuur või? Jaa. Mulle just ei meeldi. Ma olen söönud Itaalias ja ma ei tea, mingi Horvaatias ja värki nuudleid. Mulle nii meeldivad need. Maitse on minu arust väga okei. Mulle vist ei meeldingi nuudli enda maitse ja tekstuur nii väga. Põhimõtteliselt suht sarnased nagu mingid tavalised Knorri kananuudlid, aga nad on natuke spice'id lihtsalt. And we love spice, yo! Ütleks, et need on siiamaani kõige paremad asjad on. Ja ma paneks neile 10-10, arvestades, et need olid odavad kiirnuudlid. Need ei olnud nii odavad. Nuudlid olid ka kallid, väga kallid olid nuudlid. Arvestades hinda. Aga mulle tehti soodukad. Need snäkid, mis olid väga miid, maksid 1,50. See on üllatavalt soodne hind. Bambi plasma. Mis asi on Bambi plasma? Need maksid 150 grammi 2,20. Kaljus. Nojah, siuksed lambised küpsised 2,20. Šokolaad maksis 2,50. Ja see oli kõige odavam šokolaad. Ja see oli nagu kohalik šokolaad. Kõik need milkad ja asjad olid mingi üle 3 euri. 2,50, kas te saate aru šokolaadi ees? See väike maksis 80 senti. Need kommid siin, mis ketlile jõle palju maitsesid, maksid 1,60. Kõige ausam hinna ja kvaliteedi suhe. Ja need nuudlid ning need nuudlid siin, mõlemad maksid 70, ehk siis kokku 1,40. 70 senti. Tegelikult suht tavaline nagu Eesti hind. Eestis on ka nuudlid 70 sendi peale. Mis on crazy, ma mäletan, kui kunagi olid need mingi Jesus, mingi 22 senti vist olid või midagi taolist. Nuudlid olid reaalselt mingi 20 senti. Aga anna veel ampsu. Eile tegin raameni, by the way. Parem kui mu raamen. Mis sina reidiksid neid nuudleid? Ma ei mäletan, mis ma panin millelegi. No mina panin küpsi. Ma panin. Mulle meeldivad. Need on vürtsised, need on kanamaitsega ja ma tahtsin tegelikult osta muu lihaga ka. Aga ma hakkasin mõtlema, et kui me ketliga koos sööme, siis talle meeldivad kananuudlid. Ma panen šokolaadiga samale tasemele 8. Okei, see on aus. Ma ei tea, miks ma ei võinud samale tasemele panna. Ma hakkasin mõtlema, et kõik peavad olema erinevad. Ma loodan, et teile meeldis video. Kindlasti smash'is like buttonit. Andke teada, missugused snäkid teile siit meeldiksid. Kas te olete Montenegros käinud ja neid snäkke söönud. Te võite meile teada anda ka, kas me panime kõik täiesti valesti selles mõttes, et äkki me ostsime täiesti valesti kõik, et äkki need ei ole isegi. No need olid Serbiast ju. No jaa, aga samas need olid Serbia ja Montenegro. Ja Serbia ja Montenegro olid koos, jah, ehk siis tehniliselt oli ikkagi Montenegro. Kui te olete targemad, siis andke teada. Järgmiseks videoks tuleb reisivlog, mis saab väga lahe olema. Ma filmisin teistmoodi, ma filmisin vana kaameraga ja see vlog, ma monteerin ka natuke teistmoodi seda. Seega see saab väga vahva olema. Nii et stay tuned. Pane rusikas nii ja löö otse vastu nina. Siis see, kes peksa saab, ei olegi sina. Lihtsalt vabandage, mul on kange pissihäda, ma korraks käiks ära.